Privatbet on WRC 2025 ülekandepartner TV6. Martin Järveoja teist rallit järjest, teine koht, just Otiga rääkisime, et olemuslikult on need teised kohad natuke erinevad, et kuidas sina nii-öelda kaardilugeja positsioonilt neid kahte rallit vaatad ja võrdled? Jah, iseenesest esikoht on alati koht, mille poole me püüdleme, aga arvestades Sardiinia ralli raskust ja eripära, siis ma arvan lõpuks teine koht on ka täitsa okei tulemus. No, kui sa seda rallit tervikuna nüüd tagasi vaatad, et mis siin oli sinu jaoks näiteks raske ja mis tundus, et üldse teie edenemise suhtes võib-olla ei olnud kõige parem? Jah, eks teadupärast see temperatuur siin kaasa palju ei aita, et higistada sai kõvasti, et ma just ütlesin viimasel ülesõidul Otile, et nüüd on need kõik pahad ained on kehast väljas, aga siis Ott selle peale ütles, et energia on ka otsas, et nüüd tuleb taastuda ja ega Kreeka tuleb juba varsti ja arvatavasti seal lihtsam ei ole, et kindlasti seal võib olla veel soojem. Kuidas seda sükest töörütmi hindad siin nendel keerulistel oludes? Oli palju uusi katseid ka, kus võib-olla polnud harjunud sõitma, et kas legendid saite hästi paika ja kuidas need uute katsete ka sõitmine üldse oli? Eks uute katsete peal alati on nagu legendi nii-öelda parandamist, et kui sa ikkagi sõidad seal vaikse hooga reke all läbi, et siis pärast tuled oluliselt suurema kiirusega, et siis ikka tuleb korrektuure sisse legendis, aga ei, ma usun, et selle koha pealt nagu, jah, ega see legend on niimoodi, et ega ta kunagi valmis ei saa. Kui suur väljakutse punktikatse legendi mõttes oli, et seal osad kommentaarid olid, et selline tunne nagu nii-öelda 1000 kurvi läbid ühe katsega? Jaa, ei ta vist peaks olema, tundus, et ta oli ralli keskmise kiiruse poolest kõige aeglasem katse, et selles mõttes kurve oli palju, aga jah, pärast rajaga tutvumist ma ütleks, et kogu see pühapäev tundus üsna niisugune hirmutav, aga võib-olla siis ootasime hullemat, et tegelikult oli täitsa okei täna sõita.